Tere päevast! Vadar alustab. Tänased teemad on teie ees. Hoolimata sellest, et Ülu pole rahul tänapäeva õpilaste vähese kehalise aktiivsusega, pole ta kaotanud sportlikku vaimu ega meelt, kuid nüüd kõigest lähemal. Millest seisneb teie probleem? Ei no probleem on lühidalt öeldes seisneb selles, et tänapäeva noored ei taha enam sporti teha üldse. Et vanemad kirjutavad kergekäeliselt oma võsukestele puudumistõendeid välja. Aga miks nad siis kirjutavad? Ei no põhjuseid ole seinast seina, et traditsiooniline varvas valutab vahel on ju. Siis muidugi teiseks on see, et pea valutab. Aga selle peale mõtlen niimoodi, et mine jookse üks staadioni ringi ja siis läheb valu üle ja ka õpilane lähebki ja jooksebki on ju. Aga lähme küsime siis õpilastelt endilt, mida nemad sellest arvavad. Ei no, mida sealt küsida, sealt niikuinii midagi asjalikku ei tule, aga võib ju proovida, et noh. Tere, miks siis teie olete täna vabastatud? Mina käin 2 korda nädalas maletrennis ja see on tohutult raske. Ma pean sinna bussiga minema, aga enne seda ma pean bussi peale jooksma, mis on tohutult raske. Mida sa jooksed, sa longid sinna bussi peatlusesse? Ja see teedab mu kehalise aktiivse kenasti ära. Ma olen üldse kuulnud, et tippsport on tervisele kahjulik. Mis tippsport, sa ei tea, mis asi see tippsport ongi? Mina olin omal ajal tippsport... Laseme ära õpilastel rääkida. Las ma segan vahele. Mina pidin eile jooksma poodis pärast limonaad sai otsa. Suudad uskuda, jooksma poodis pärast limonaad sai otsa. Ja pärast tulin täis pudeliga koju ja nii ära... Mis täis pudel, see oli ennem kodus, oli juba tühjaks jood. Laske rääkida. Ja siis oli nii ära kurnatud, et ema pidi ikka vabastused kirjutama, muidu lihtsalt ei kannata. Õpilased on oma arvamuse ütlenud. Mida teie sellest arvate? No mida mul arvata on, et lõdipüksid ma ütleks selle peale, et isegi oma kooli õpetad ei jõua siin kõndida 200 meetrit, käivad klassiga ekskursioonil juba, kõnnivad juba põlvist nõrgad on ja et mida siin rääkida on? Paistab, et ka siin on aktiivseid õpilasi. Vaatame, mis nemad räägivad. Vabandust. Hallo. Jah. Mida teie arvate kehalisest aktiivsusest siin koolis? Ei no, eks olukord muidu nagu sitt ole, aga nagu ütles meie endine president Lennart Meri, et sitt on tuleviku väetis. Aga kas te ise tegelete spordiga? Jaa, tugevalt, et ma olen ujumises, olen kõva käsi ja ma tunnetan, et kuidas seda jõudu rakendub sinna veetõmbe taha. Ja noh, et kahjuks muidu ujumist veel eriti ei oska, et suvega proovin selgeks saada. Aga kas te korvpallile pole mõtlenud? Ei no korvpallis ma oleks ka kõva käpp, et tunnen, et talenti on, et ma nende kahestega ei hakkakski messama, et viskaksin ainult 3-seid. Aga millega te siis tegelete? No, vabal ajal, kui ma kuulen, et kuskil muusika käib, ma tunnen, et keha hakkab kohe nagu tantsima, et noh, et peotantsu peale olen mõtlenud. Ja millel veel? Tunnen, et suusahüppes oleks talenti, et tunnen, et kehas on sellist kergust, et kui see hüppe tuleb suuskadega, et siis ma lendaksin päris hästi. Ja ka kahjuks ei ole veel suuski jõudnud osta. Aga miks siis ei ole jõudnud? Ei no sellepärast, et spordi üks tähtsamaid osasi on ka lõõgastumine. Peamiselt praegu keskendumegi lõõgastumisele, et peale koolipäeva lõppu lähen oma sõpradega McDonaldsisse, kus kogun endal vajaliku toitained, liha, sai, kõik särgid-värgid on ju. Ja muidugi olen ka telefonis, kus ma vaatan erinevate spordialade videosi, et tabada seda õiget tehnikat ja rütmi. Aitäh teile! Aitäh! Ja vaatame saate lõpetuseks veel mida on öelda meie kehalise kasvatuse õpetaja. No ausalt öeldes tuleb nuttu maik suu, kui ma neid noori vaatan siin, et omal ajal oli õpilastel särts sees, küsisid, kus on topispallid, kus on hüppenöörid, ma ei olnud neid topispalli ettegi noortele anda. Nii särts oli sees on ju, aga praegu... Aitäh teile! Loodame, et uus koolimaja pakub õpilastesse rohkem särtsu, et teha rohkem sporti. Vadari saade lõpetab. Mis sama? Need on kaatritagused tseenid. Mis sama asjad? Vadar alustab. Aga miks nad kirjutavad? Ei no, põhjuseid ole igasuguseid, et kõige peamine põhjus on muidugi see. Tere päevast! Vadar alustab. Tänased saated on teie ees. Tänased teemad. Saated ei ole. Sa püüad kinni selle, täna saad teisi edestaan, lennan küll